jõulud on kõige ilusam aeg, kui veel sajab vaikset lund ja külm eriti ei näpista, küll siis hinges on värske ja valge tunne. Toidud on ka nii maitsvad ja igasugused maiused. Ja kingitused, ma ei jõua ära oodata. Ja ka enne jõule on nii palju tegemist, et aega kipub napiks jääma. Näe, naabri Petson teeb ka pühade ettevalmistusi, roogib lund ja ta naljakas kass on ka abiks. Nad elavad ju kassiga kokku. Mona, kuidas sa räägid? Petson ei ela kassiga kokku, vaid nad elavad koos, Petsonitaat ja kass Findus. Nüüd on uus kooseluseadus. Küll sina oled meil ikka ninatark. Ei tea, kas jõuluvana sellisele lapsele kingitus toobki? Ma tegin ju nalja. Nalja? Elsa, kus sa oled? Mu prillid on jälle kadunud. Oi, minu meherasuke vana Gustavson on jälle prillid ära kaotanud. Peame minema hakkama. Ja oota. Petson, läki nüüd kuuske tooma. Lähme, jah. Selle kena väikese, mille me eelmisel nädalal välja valisime. Selle sama, jah. Kas mina võin kelgu võtta? Võta. Aga sa pead lubama, et sa jälle vastu kändu ei põruta nagu viimane kord. Ei. Oota. Aga käpikud. Ja sall. Oi. Ma unustasin. Mille sa jälle unustasid? Vildid jalga panna. Sind, Petson. Vaata. Ja väikest saagi on meil ka vaja. See on seal üleval riiuli peal sahvris. Sul kerge jalg, mine tooda ära. Vahe? No kus see siin on? No vaata kõige ülemiselt riiulil. Siin seda küll ei ole. Oota, ma ise. Kuhu ma ta nüüd panin? Ta peab siin olema. Oli seevas tõhusõit! Oli seevas tõhusõit! Sa saadana silmamuna. Sa ei tohiks jõulureedel niiviisi vanduda. Seda küll. Aga tead, ma kukkusin jala peale ja ta valutab nii hullu pööre.
lausa välku lööb. No, oli seda õnnetust nüüd vaja. Tead, Findus, ega me täna enam metsa küll ei jõua. Läheme homme kuuse järel. Täna peame vaatama, et me õhtul jõuaks poes ära käia ja jõulutoitu osta. Ja meil on nii palju teha. Köögipõrand tuleb puhtaks pesta ja... Jaa, seda teen mina. Oot, ma nüüd... No, ma ei tea. Kui see nii lõpeb nagu eelmine kord. Findus, sa pead lubama, et sa pärast kõik ilusasti enda järel ära kuivatad. Muidugi. Jah. Ja ära sa väga palju vett küll kuhugi viska. Muidugi. Aga kõigepealt palju vett. Noh, oota nüüd, ma lähen ikka enne eest ära. Ei, nii see asi nüüd küll ei lähe. No kes sinu järel kõik ilusasti ära kuivatab? No, mina ei saa ju seda teha oma haige jala pärast. Sa võid ju põlvili olla. Ma olen nii väsinud. Ma olen ju ainult väike kass. Niimoodi jäägi sind ainult haletsema. Ei ole siin midagi. Põranda lapp on kraanikausi all. Kui sa ilusasti kõik ära kuivatad, siis hakkame piparkooke tegema. Kohe! Piparkooke. Piparkooke. Nüüd on valmis taat. Ärka ülesse taat. Piip! Hakkame piparkooke küpsetama. Piparkooke? Jah, piparkooke. Ole hea, vaata, kas midagi harjavart või mõni kaigase, millele ma toetuda saaksin. Kohe! Sa tõid metsast selle toika. Ütlesid, et ehk läheb tarvis. Näe, nüüd läkski tarvis. Hea.
Piparkogi Tainas, sa tead küll, kus see on sahtlis riiuli peal? Kohe. No kuhu ma selle küll panin? Mille sa panid? Mida ma panin? Sa ütlesid, et sa panid. Mööda panin. See on nii kummalisel kombel kokku tõmmanud. Jah, see on Taigna juures üks väga imelik asi. Ta lihtsalt kuivab kokku. Või on mõni kass seda vahepeal salaja näksimas käinud? Võib-olla tõesti. Aga võib-olla hoopis mõni taak. Kes sedagi teab? Too nüüd see taimerull. Jah. Lase mina aitan ka. Too nüüd need Vormid. koogivormid. Piparkooke, piparkooke. Pindus, ära võta Tainast niigi enne pähe. Vii nüüd see ilusasti ahju. Kohe. Koogid on vist valmis. Oh, kannatada siis nii ruttu ei saa. Nüüd on vist valmis. Pindus, istu nüüd rahulikult. Piparkogi ikka võtab aega. No ma lähen vaatan. Täitsa pruunid on. Piparkogi Tainas on ise pruun. Tule nüüd tagasi, Pindus, istu. Peab ikka oskama oodata ja kannatada. 1, 2, 3, 7, 68, 99. 388. No nüüd peab valmis olema. Küll lõhnavad hästi. Jah. Ai, põletav. Võta siis pajalapid, sa tead küll, kus need on. Jaa. Miks pajalapid voodi all on? See on pajalappide juures üks väga imelik asi. Nad ise lähevad öösel voodi alla. Jaa. Hommikune kohv peaks ka veel soe olema.
isu on tõesti hea. Natuke nagu toorevõitu. Ära virise, Petson. Otsas. Ja selle jalaga me täna küll poodi ei jõua. Ja homme on pood kinni. Homme on jõululaul. Me peame ilma pühade toiduta läbi ajama. Mis sa räägid, taat? Ilma jõulutoiduta. Ei mingit puttu. Mitte viilukestki sinki. Ei mingit leeliskala. Isegi mitte väikseid armsaid vorstikesi. Näib sedamoodi, jah. Ei ole kõige hullem nüüd ka. Me võime endale muna keeta ja sinki sööme näiteks lihavõtte ajal. Ja meil on kartuleid ja porgandeid ja... Porgandeid jõuluõhtuks! Ära nüüd, Findus, ega see asi ikka nii hull ka ei ole. Aga oma kingi saad sa igal juhul. Mis see selline on? Küll siis näed. Tead, ole hea. Ma lähen nüüd magama, aga Sadu, see suur paks sall, ma seon jala kinni. Äkki saab hommikuks terveks siis. Kohe. Jah. Hea tund, Findus. Oho. Oh. See oli siis mingi jõulureede. See oli kõige kurvem jõulueelne päev, mida ma kunagi näinud olen. Nagu mõni viletsamat sorti teisipäev. Valged põõsad ja puud. Juba käes jõulukuu. Mul on südames soov. Mida sulle küll toon. Teha tahaks vaid head.
lasknagi mind, mu mõttelind. Lasknagi mind, mu mõttelind. Mjau! Porgand. Aga jõulukingi peab taat igal juhul saama. Aga mis ma talle kingin? Taat on kogu aeg hädaldanud, et tal pole kartulikoorimisnuga. Aga mina tean ju, kus see on. Ma kingingi talle kartulikoorimisnoa. Nüüd teeme jõulupakki. Aga kuhu ma selle nüüd peidan, et taat seda enneaegu üles ei leiaks? Seda vilti ta praegu jalga ju ei pane. Ohoo, hakkab juba valgeks minema. Ärka üles, taat, hommik juba käes. Kuidas su jalg on? Mõne päeva pärast on juba täitsa terve. Jah, aga ega meil see aasta mingit jõulupuud ei tule. Mida? Ka jõulupuud mitte. Siis ei jää jõuludest ju üldse midagi järele. Võib-olla annab õhtupoole valu nii palju järele, et saame ikka metsa minna. Näe, naabripoiss, Gustavson ja Aksel, tule sisse. Häid pühi Siipere rahvale. Häid pühi. Tule istu. Mõtlesin appi tulla lund ajama, aga sa oled selle töö juba ise ära teinud. Jah. Tohoh, sul juba jõuluking käes. Meie alustame siin ikka varakult. Mis juhtus? Sõitsin vastu kändu, Pirraki, siis lõi välku Sirraki ja siis tuli Vikerkaar. Kus see känd oli? Ja Vikerkaar? Vikerkaar on siin. Küllap pead sedasi terve jõuluaja istuma. Kuidas see küll hakkama saab? On sul ikka toitu ja puid ja sellist värki? Noh, küll see asi kuidagi laabub. Midagi siin ei laabu. Meil pole kodus muud süüa kui porgandit. Ei ühtki piparkooki ega leeliskala ega jõulukuuske. Ja pliidipuud hakkavad ka otsa saama. Ja kindlasti ei tule ka mingeid kingitusi. Pindus, ega see asi ikka nii hull ka ei ole.
aga Aksel, kui see sulle suurt tüli ei tee, siis võiksid tuua tilgapiima. No, me saame siis putru keeta. No ja paar pliidipuud ka, ole hea. Ma kohe toon. Hindus, niimoodi ei tohi teiste inimeste ees rääkida. Muidugi, sõnaga porgandi ja tantsime ja naerame. Ha-ha-ha-ha. Vints, kas? Ma lähen toon nüüd tilgapiima. Jah. Tilgapiima. Mis sa ütlesid? Ära pane tähele, ta ikka hommikuti turtsub niimoodi. Hindus, ma tean, kuidas jõulupuud teha. Kas siis jõulupuud saab ise teha? Küllap saab. Kuidas? Mäletad, ma suvel tegin sulle selle kaika, puurisin augud sisse sulle mängimiseks. Mäletan. Ja, see on seal kuuri all, too see tuppa. Kohe. Seesama, jah. Hindus, ma tõin metsast kuuseoksi, raiusin, panin nad trepi äärde kõrva. Too need ka tuppa. Kohe. Pane siin. Mis see porgand siin turritab? Porgand. Vaata, öeldakse, et kasvavad nagu seened pärast vihma, aga meil kasvab nüüd jõulupuu nagu siu pärast vihma. Jaa. Oled sa kunagi näinud niimoodi, et ise puud tehakse? Vindus? Ei ole. Ma räägin, see on üks igavene uhke värk. Nii kui seened pärast vihma. Tead mis? Kui Gustavson seda näeb, seda meie puud, kas sa oled tähele pannud igal aastal, kui mina lähen metsa, ega Gustavson ei ole siis veel puu järel käinud. Mille pärast? Sellepärast, et ta tahab vaadata, millise ma toon, et endal uhkem tuua. Tead, see Gustavson on juba niuke mees. Nii. Natuke nagu nigela või? Jõuluehteid on vaja. Need on seal kuuri peal ja sina ei saa neid kätte. Aga paneme muid väikevaid asju, lusikaid ja kahvleid. Paneme jah. Ja too see suur kulp, see läigib hästi kaugele. See kulp. Mul on veel üks kohvrike, naljakaid asju. Too siia. See on sinu pill või? Kassi kontserti teed sellega, Vindu? Hea küll, pane puu. Kuda pidi see peab käima?
kuhu? See näitab igale poole, kuhu tahad. Paneme selle siia lappa. Näitab sinna. Nii. Suss ka sul. Sussi pani puu külge. Paneme lumememme ka. Nii. Paneme mütsi talle ka pähe. Midagi on ikka puudu. Toome lund! Lund nüüd tuppa tood, see sulab ära. Ei, Petson. Sul on sahvris üks lumepudel. Eelmisel aastal ostsid. Ostsin või? No kohe tood. Ei mäleta. Ah, see. Kohe. Paneme lund. Lumi sajab. Pan sellele ka. Midagi on ikka puudu. Aga kui... Ei, see ei sobi. Aga... Ei, see ka ei kõlba. Jõulud tulevad! Sul on need ka voodi all. Mis asja sa sinna oled toppinud? Oi, ja sealt tuleb üldse palju rahvast. Kopp. Ja joo, tulge sisse. Hyvä jõulu, Petson ja Findus. Hyvä jõulu. Hyvä jõulu. Aksel ütles, et teil pole kodus midagi süüa. Me võtsime üht-teist kaasa. Kuidas su jalg on? Küll see jalg terveks saab, aga te ei oleks pidanud nii palju vaeva nägema. Noh, istuge siis meile ja jooge kohvi. Muidu viite veel meie jõulud ära. Kohvi kõrval ei ole küll midagi pakkuda. Porgandit. Ah, ta teeb nalja. Aga siin korvis on kõik olemas. Sinki, süüti, hautatud kapsast, saia, kalja, piparkooke ja tilkpiima. Ja väikesed armsad porstikesed. Te ei oleks pidanud nii palju vaeva nägema. Tegite ilma asjata endale nii palju muret, lausa piinlik on. Mis seal siis nii väga? Ma panen nüüd kohvi tulele, siis saad meile piparkooki pakkuda.
küll on maitsvad vorstikesed. Petson, proovi ka. Küll ma jõuan. Kopp. Naabri, Gustavson, tule sisse. Gustavson tuli. No. Hyvä joulu, Petson. Hyvä joulu, Gustavson. Tule istu. Mulla oli asja ka. Asja ka? Lainaa mulle muruniitukit. Minu oma läks puru. Oi, meherasuke, mis sul nüüd pähe lõi? Hakkad keset talve muru niitma. Kõik on ju lume all. Lund on vähe ja rohi täitsa turitab kohe lume seest läbi. Gustavson, mis asi sinule küll pähe lööb? Oled sa enne näinud, et keegi jõulude all muru niidab? Sa ajad ju niimoodi jõulud 7 maa ja mere taha. Tule istu, puhka jalga, tule. Isa tuli vaatama, mida ema kodunt korviga tõi. Ole nüüd ikka. Kuidas see jalg on ka? Jalg on all nii kui tammekänd. Ja varsti hakkan sinu Elsaga polkat tantsima. Tulge nüüd kohvi jooma ja piparkooke sööma. Palun. Aitäh. Aitäh. Palun. Kass. Mitte kass, vaid Preili Findus. Kuule, maitsevad hulga paremini kui kodus. Mis ma nüüd valesti ütlesin? Oh sind, meherasuke. Need on ju sinu Elsa tehtud. Tule, ma näitan sulle midagi. See pole ju päris hiir, see on ainult mängu. Aksel. Tee järgi või maksa kinni. Aksel, Moona. Aksel, Moona. Aksel, Moona. Noh. Moona, Findus, Moona, Findus ja Aksel Põnn ja Aksel Põnn ja Aksel Põnn ja Aksel Põnn ja Aksel Põnn. Kus? Te hüppate maja katuse pealt ära. Oleme nüüd väheke vaiksemalt kah. Ole hull. Täna on ju püha õhtu. Täna sündis Jeesus laps, Jumala poeg. Ema, jutusta meile seda lugu. Kunagi ammu elasid kaugel Galileamaal Maarja ja Joosep. Ühel päeval ilmus Maarjale ingel ja sosistas talle. Maarja, sa sünnitad poja ja paned talle nimeks Jeesus.
ta on Jumala poeg. Ohoo! Küll ikka juhtub imesid. Maarja ja Joosep läksid Petlemma linna. Lapse sündimise ajal, täna õhtul, ei leidnud nad muud kohta kui lambalaut. Miks nad lambalauta läksid? Nad koputasid paljudele ustele, aga keegi ei avanud. Sama lauda lähedal olid lõkke ümber karjased, kes valvasid seal öösel oma karja. Äkki ilmus nende ette ingel ja teatas, täna on rõõmupäev, on sündinud päästja, tema nimi on Jeesus ja ta teeb kõigi inimeste elud uueks. Hommikumaal elasid ka tähetargad. Nad märkasid taevas uut tähte ja teadsid kohe, et keegi väga eriline on sündinud. Hakkame meie nüüd koju minema. Pererahvas tahab ka isekeskus olla. Ei. Oodake! Aga te pole veel meie jõulupuud näinud. Teil siis ikka on jõulupuu? Muidugi! Me koos Betsoniga tegime. Jah. Kas siis jõulupuud saab ise teha? Küllap saab. Tähelepanu, tähelepanu, jõulupuu. Ohoo! Petson on ikka nupumees. Pindus ikka ka. Võib-olla maailma kõige targem ja andekaim kass. Minu koer Pauka on ka tark. Muidugi, mehe raasuke. Hakkame meie nüüd minema. Head jõuluõhtut! Head jõuluõhtut! Jaa. Head jõuluõhtut. Vaata, kui tore jõuluõhtu meil oli. Ja need väikesed armsad vorstikesed. Oi! Me ei pannud ju jõulutulesid põlema, kui kuuske näitasime. Näh nüüd, mul ka nagu peas pühitud. Paneme siis ruttu põlema. Uhke! Jah. Taadu! Nüüd hakkame igal aastal
tegema? Ei tea. Puu alla paneme kingid. Näe, üks kink juba kohal. Kellele see küll on? Taadu. Palun, Petson. Findus, sa igavene viguri vänt. Tee nüüd lahti. Jah. Kartuli koorimisnuga. Mul oligi seda hädasti vaja. Oi, aitäh. Ma oleks seda nagu ennegi käes hoidnud. Tänapäeval on kõik kartuli koorimisnood ühte nägu. Jah. Aga? Ja. Mul on sulle ka kink. Oota. Palun, Findus. Supipott. Vaata ikka sisse ka. Suusamüts. No jah, sa kaotsid oma endise mütsi ju ära ja kaua sa soniga käid, talv juba käes. No. Maru vahva. Ja tiliseb ka. Findus, vaata kui ilusad jõulud meil olid. Algul polnud meil jõulupuudega, siis tegime ise. Jõulutoitu ka ei olnud. Aga siis tulid naabrid ja tõid nii palju süüa, et ei tea, kas jaksamiks seda ära süüa. Mõtle, kui toredad naabrid meil on. Findus. Ja nun, Findus. Ja veel üks kord. Plaksutage, plaksutage. No lähme, aitäh, siin on lõpp. Kass. Tubli.